kummaline piparkoogitainas. Siis, kui ema üles ärkas, tormasid lapsed otsekohe ema tuppa ja ütlesid: jõulud on käes, jõulud on käes. Emme, kas võid meil osta piparkoogitainast? Ikka võin, lausus ema. Ema asus poodi, et piparkoogitainast osta. Kui ta poete jõudis, nägi ta üht meest, kes kutsus teda enda poole. Ema mõtles korra, siis ikkagi asus mehe poole. Andis emale tasuta piparkoogitaigna. Ei ütelnud midagi ja läks minema. Kui ema koju jõudis, olid juba lapsed trepi peal ootamas. Ema pani taigna laua peale ja kutsus lapsed piparkookidele kujusid tegema. Kui lapsed lõpuks valmis said, tuli ema ja pistis piparkoogitaigna ahju, pani kerkima ja istus diivani peale ning vaatas telekat. Samal ajal toimus ahjuses kummalisi asju. Piparkoogid hakkasid ellu ärkama ükshaaval. Kui piparkoogid valmis kerkisid, võttis ema piparkoogid ahjust välja ja ehmatas, kui nägi piparkooke elus. Ta kukutas järsku piparkoogid lauale ning kartis neid süüa, sest need olid elus. Aga ta ei tahtnud ka neid ära visata, kuna neil on ka perekond. Ema otsustas ehitada laste abiga piparkookidest maja, kus saavad elada piparkoogid. Ja siiamaani elavad rõõmsalt piparkoogid edasi.